Tere rahvas! Nüüdseks tegime Volvo legaalseks ja nüüd teeme jälle teda natukene mitte väga kõige legaalsem, sest need asjad, mis me praegu hakkame külge panema, vähemalt proovima panema nii, et oleks kõik väga ilusti, nad ei ole päris legaalsed. See on LED-valgustus. LED-valgustus gabariit tuledes ette ja LED-valgustus lähituli sisse. Hetkel mul on Xenon 2DS. Nad midagi näitavad, et ei ole päris pimedas sõit. Üks variantidest ka on illegaalne, ta on 6,5 kilokelvinit Xenon, reaalne Xenon pirn. Ja siis mina mõtlesin hetkeks proovida 2DS, D2S. Oot siuksed D2S, LED-pirnid jahutusega. Idee poolest peaks ilusti valgustama. Selleks, et ta ilusti valgustaks ja kedagi ei pimestaks, meil on vaja teda korralikult paigaldada ja siis vajadusel korrigeerida valgustusvihku, kuidas ta laseb üles alla ja nii. Seda me vist hakkame juba reguleerima öösel, kui paigaldus õnnestub. Ja gabariit tuli. Minu otsus oli panna kollased, sest ma ei tea, tahtsin kollased seekord. Kõik tahavad kõik valgeks teha, aga mul tuli idee kollaseks teha. Aga okei, praegu siis paneme tuled põlema, vaatame, kuidas nad praegu nii-öelda valgustavad, kuidas nad välja näevad, kas on ilus või ei ole. Selleks meil on vaja, ma ei tea, käima vist ei hakka panema. Süüde täis tuli ja läbi vaatame. Ta üpris midagi valget näitab. See mulle ei meeldi. Loodame, et see hakkab olema ilusti. Nii ta on. Aga okei, paneme ühe poole kokku leididega ja vaatame siis visuaalselt kohe erinevust ühel pool ja teisel pool. Ja esimene, mis ma tegin, see on see, et mina panin tööriided. Aga okei, vaatame. Siin on meil tuli, siin on meil kuskil kaugel on gabariit. Selleks me eemaldame hetkel võetud topsiku. Siit me võtame teda siit lahti. Võtame teda täielikult välja. Pärast teeme puhtaks, kui me paneme uue filtri. Siin on natukene raskem. Siin on meil vaja mingid plukid segavad, aga okei, kuidagi ikka saame hakkama. No vot, nagu ütlesin, siin on kõik lahti võetud. Siin on gabariid. Siin on siis kaugtuli. Lähituli. Peaasi, et vaadata need momendid, et nagu sa lahti võtad, nii sa tagasi ja panedki selleks, et pärast seal pesos saaks paika. Sest kui ta ei ole paigas, siis ta ei valgustu nii, nagu ta peab seda tegema. Selleks, et siin on nagu reflektor, ta peab loopima siia ja siis juba tegelikult ta peab just nii loopima. Ühesõnaga, ta peab korralikult sees olema selleks, et õieti valgustama ja kohe me siis paneme kõik kokku ja vaatame. Ennem me kontrollime, kas nad üldse põlevad ja siis paneme kokku. Nii.
see ei tule. Siis me peame välja. Ikka ei tule. Leedid ei tööta. Joh ei tea. Ja miks seda nii teeb? Okei. No, ma ei tea, kas kaameraga on näha või ei ole. See on Xenon. Ja see on LED. Valgustab LED paremini. Kindlasti peab natukene allapoole teda laskma. See ei ole suunatuli. See on teoreetiliselt peab olema LED, aga mingi põhjusel ta töötab nagu suunatuli. Hiinakas. Ja 2V5 pirnipesa teoreetiliselt peab olema. Miks ta vilgub? Pole õrna aimu. Aga okei. Võime proovida teist proovida sisse panna, aga ma arvan, ta ka hakkab vilkuma. Ai, Chinatown. Aga okei, pole midagi hullu. Paneme midagi asemele sinna. No, nüüd siis räägime sellest tulede teemast. Praegu on näha, et filmin pimedades. Selleks, et nüüd saada aru, mis tulemus meil on käes selle LED paigaldamisega. Vaatame, kuidas LED gabariidid välja näevad siis laivis. Siis selle lülitame välja. Nii pime on praegu. Nii ta välja näeb. Valged. No, koos lähitulega ta on päris siukne ilus. Nüüdseks me lülitame sisse udutuled. Udutuled näitavad umbes nii. Siis kohe me näitame lähituli. Ja siis me näitame kaugtuli. Näeme, et kaugtuli lööb kaugemale, aga tal ei ole nii palju võimsust, et tal ei ole nii palju valgust, et kõik oleks ilusti näha. Paneme tagasi ja meil on suht hea kaugtuli, sest kui me näeme, et postid ütleme nii, et tagumised postid oleks väga valged, kui ta oleks väga kõrgel. Mets ka ei ole väga valge, sest isegi siukse nagu positsiooniga ma isegi arvan, et ei hakka neid allapoole viima hetkel. Eks me sõidame natukene, vaatame, kas keegi kaugtulega vilgutab või ei vilguta. Üldpilt on siukne. Mis me veel võiks teha? Ma ei tea, kas GoProga kohe me seda näeme või ei. Ootan minu jalad ja ideaalis oleks, kohe tuleme. No näiteks meeter ja vaatame põlved. Ma sellepärast mõtlesin, et võiks natukene allapoole viida. Sest ta on ikkagi veits kõrgel. Kui me näiteks võtame positsiooni
siit poolt, siis on tunne, et ta natukene ikka võiks segada vastusõitjaid. Okei, hakkame vaikselt putitama, vaatame, mis juhtus. Ja nüüd ma panin neid paika. Regul käis. Kohe ma panen taskulamp. Oot nendest reguleerimispoltidest. See, mis siin on avas on. Ja mis me näeme, et parem pool on natukene kõrgem ja vasak pool on allapoole, sest vasakult meil on vastusõitjad ja ikkagi nendega peab arvestama, et ei tekitaks ohtlikku olukorda. Ütleme nii, et kuidas ma umbes seda vaatan. Vaatame, et siin me seisame, tuli on umbes siin, siis me teeme poolteist sammu ja vaatame. Näitab põlvedesse. Siis on väga okei. No see on minu siukne keskmiselt arvutatud. Siin ma natukene allapoole seisan siin. Ta ei ole päris õige. Siin on natukene rohkem, aga savi. Ta näitab sinna metsa. Seega nüüd võiks öelda, et see on paremini kui Xenon, turvalisem ja see päris hästi aitab. Reaalsuses, et mulle väga meeldib sõita LED-idega. Mis siis võib juhtuda, kui inimene paneb valesti LED-id sisse? Siis valgusviht ei hakka valgustama nii ilusti kõik ära. Ta hakkab loopima sinna ülesse ja kui ei ole väga ilusti kaetud valgusega pind, siis teil on võib-olla valed piirnid, valed paigaldused, mis iganes. Et hästi paigaldatud LED-id ongi nii, et nad teevad ilusa siukse teekonda. Kui me praegu vaatame, mis teeb kaugtuli, me näeme, et ta loob nii-öelda kaugemale. Nad töötavad koos. Õnneks. Ja ütleme nii, et kasu sellest ei ole. Absoluutselt. Sest mul ei ole parem sõita nii. Aga ta ikka okei, proovime eksperimendi teha. Natukene imiteerime vastusõitja autot. Ja kaugtuli pimestab, LED väga ei pimesta. Nüüd kordame selle, sest praegu LED ka, tal läks see sirm ülesse. Nii, istun ja ma näen, et valgust on, aga mind ei pimesta nii, ta ei löö silma. Ja kui me arvestame sellega, et autod sõidavad umbes mingi siukse kõrgusel ja vastusõitjal ka ei ole probleemi. Nüüd proovime nii teha. Ja külmut väljas. Ütleme nii, LED on keelatud mitte sellepärast, et ta on mingi, ma ei tea, reostab loodust või mingi väga kehv lahendus. LED on keelatud sellepärast, et on väga palju, kes paigaldavad neid valesti. Vale tule siis, mis iganes võib juhtuda selle momendis, kus keegi valesti paigaldab seda LED-piirni sisse.
Olen väga palju näinud, kuidas on odavad pirnid pandud, nad ei valgusta mitte midagi. See on, no ma ükskord ise panin odavaid, no ma kohe panin halogeenid tagasi, sest lihtsalt tahtsin proovida, mis see asi on. Kindlasti kvaliteetne pirn, kus on kanbussid, kus on jaotused ja noh, see ei saa olla odav, sest oma hind tal on oma jagu. Õieti pesa sisse panna ja pärast regullida täpselt nii, nagu ta laivis peaks olema. Siis LED ei tekita mingeid raskusi vastu tulijatele ja teil on väga hea näha, mis tee peal toimub. Ja pimedas see on üli hea lahendus. Okei, järgmises videos vaatame natukene tehnikat nüüd ja kohtumiseni ikka.